Aga läheme edasi volikogu istungiga, saime hakkama esimese päevakorrapunktiga. Aga nüüd on selline, enne kui läheks järgmise päevakorrapunkti juurde, et sai lubatud Kadri Kiurule, et tal on südamel selline mure, mis puudutab Elvat ja salaalkoholi, et võtaksime kiirelt kokku selle probleemi ja meil on täna selleks kutsutud ka siia piirkonna vanem komissar Alik Säde, kes saaks selle kohaselt nüüd mingisugust informatsiooni nagu anda, et kas ja kui suur probleem see siis reaalselt Elvas on. Aga palun. Ma üritan sellest võrdlemisi kiiresti pigem niimoodi repliigi korras rääkida, sest äkki me tahame kõik veel laulupeale täna minna. Ehk siis, mis mind arendas? Tegelikult puutun ma salaalkoholi müümisega Elvas kokku ligi 16 aastat, kõik see aeg, mis ma Elvas elan, tänu naabruses paiknevale kohale. Miks ma selle praegu tahan tõstatada volikogus on pigem see, kui minu 9-aastase tütre sõber seletas, kus me elame, ütles, et see Laane tänava Salaviina kõrval. Ehk siis, kui meie 9-10-aastased lapsed seletavad üks ühele aadressi selle järgi, kus paiknevad Salaviina müügikohad, ei pea ma seda tegelikult üleval toredaks ja praeguse turundusstrateegia juures ehk me leiame sellel väga suuri pidepunkte, ehk me tahame turundada turvalist elukeskkonda. Ja ma tõepoolest 5 aasta sündmusi Elva Salaviina turul ei ole jälginud. Varem ma olin võrdlemisi agar nende sündmuste jälgija, kuna see riivas neid otseselt, tõepoolest. Kuna mul praegu on selline võimalus, et üks sihtgruppi kuuluv isik on Elva haigemajas haiglaravi, siis ma sain praegu väga nagu otsesed lähteandmed. Ehk siis praegusel hetkel väidetavalt on Elvas töös 7 salaviina või siis salatubakat müüvat kodu tegelikult. Need on kõik ühesõnaga kodud. Pakutakse tegelikult erinevaid asju. Salaviina pidi ainult olema tõesti nüüd Vene maksumärkidega viina nüüd õnnetul kombel ainult ühes kohas. Valdavalt on see salapiiritus, puskar nii kodus tehtav kui ka piimakardadega müügikohta toodav ja otse loomulikult salatubakas. Minu jaoks ongi natukene kummastav, et kui meie ajakirjandus, Maksu- ja Tolliamet annab meile kõikidele kui linnakodanikele, Eesti elanikele koputab südamele, et andke teada, olge aktiivsed, tegutseme, likvideerime. Siis ausalt öeldes oma Elvas oleku, ma ei ole küll pidevalt elanud kogu aeg Elvasse aeg, aga selle aja vältel ma pean ütlema, et mina olen andnud teada umbes 10-12 korral ja ma arvan, minu endine naabrimees Sain on olnud peaaegu sama usin. Millega on päädinud sellega, et paaril korral on rakendatud mingisugune trahv, mis ausalt öeldes meie seadusandlus võimaldab teha niivõrd marginaalsed summad ja tundub, et see äri on suhteliselt kobe, et tegelikult see ei oma mingisugust tähtsust neile. Siis veel üks põhjus, miks seda teemat peaks lahkama, et antud hetkel minu naabermajas, kui ma eriti aktsioonis olin, oli selle põhjus isegi mitte minu tohutu kombelisus, et ei müüdaks salaviina, vaid et tegelikult nendes kohtades kasvavad lapsed. Ehk siis peale kasvab põlvkond Elva linnas, kes peab seda normaalseks, nende sõpruskond tolereerib seda ja meie linnas on kahjuks väga suur selliste noorte arv. Ma ei ole, et see ainult Elvas on, ma arvan, et see väga paljude väikelinnade probleem, kes on talvel soojas Konsumis, suvel Konsumi taga turulettide peal ja salaalkohol on Elvas äärmiselt kättesaadav asi. Ja võib-olla tootakski selles mõttes, et äkki me elamegi teadmatuses, et millised tööd on tehtud, kuivõrd millised nii-öelda töövõidud selles osas
osas, et võib-olla tahakski lihtsalt sellist väikest kokkuvõtet lihtsalt politsei poolt, aitäh. Küsimus siis ongi selles, et meie ilmselt ei ole ju võidelda maksu osas, et kellelgi riigi kuskilt maksu saamata. Küsimus on see, et kas keegi tahab endale sellist naabermaja. Et ilmselt nagu mitte. Et aga palun räägiks seda, kas on ülevaade, kui hull see olukord siis nagu reaalselt relvast on või mis on need hoovad, millega saaks seda võib-olla piilata, et seda elukeskkonda, elukeskkonda, mida me siin turundama hakkame, et kõik nii ühtemoodi nautida saaksid. Aga tere kõigile siis Villamäe volikogu liikmed, et head kutsusite siia, et üldiselt kutsustes politseid vähe viimasel ajal volikogu. Kuigi ma tulin vastu sellele kutsele, siis ma pean ausalt öeldes ütlema, ma tulistan puusalt, sellepärast ma ei ette valmistatud üldselt ühtegi grammi, aga ma olen selle teemaga üldiselt kursis. Aga mitte kursis sellepärast, et see oleks suur probleem, vastupidi, see probleem ei ole kursis. Ma võin teile põhjendada näitega, et ma kahjuks ei saa laskuda nii detailidesse ei selle Laane tänava ja muude asjade kohta, aga selle kohta me telefonile rääkisime ka, et kõigile selle kohta infot alati minu meili peale või telefonile teadada. Aga mis ma võin teile öelda, miks see ei ole probleem, natukene laiemalt räägin ka, et enam politsei otseselt, politsei pädevusse kuulub, tegelikult sellega tegeleb praegust maksu tolliametiga. Kuna neil on selleks rohkem vahendeid, rohkem ressurssi, nende töide tegemisi ma praegu siin avada ei saa, kuid kui ma võin seda avada, et nad on siin teinud, ma arvan, nimetatud aadressitel kõikidel juba toiminud ära. Et mis need töövõidud on, neid ma ei saa ka teile kahjuks öelda, kuid päris niimoodi on ei ole. Kuid mis on nüüd siis, miks ei ole see Elvas probleem? Esiteks ei ole see probleem sellepärast, et Elvas ei ole lihtsalt turg. Et meile toodi Maksu- ja Tolliamet tõi paar aastat tagasi selle probleemi üles ja avati, et kus see kadus, et nagu oli 2000 sajandi vahetusel ja 10 aastat tagasi üldse probleem, aga enam ei ole. Info nagu ei liigu või inimesed ei teata sellest, aga tuligi välja see, et esiteks ongi see turupuudus. Siin on vähe inimesi ja kogu see salaalkohol ja rubaksalaliin on liikunud tegelikult suurtesse linnades. Ehk siis Tartu, Tallinn ja seal on neid asju rohkem. Ja kui nüüd me hakkame siin võtma nagu üksikuid, siuksed väiksed nagu vanasti kuskil monopolideks, siis siukest asju eksisteerib vähe. On need vanad kohad, need vanad müüdid, ehk siis ongi öeldud see Laane tänav, siin Vaikne, Side, kõik tänavad on need kohad, et need on nagu jäänud müütideks, et seal need on kontrollitud, neid on vaadatud nii politsei kui Maksu- ja Tollipolitsei poolt. Kuid esiteks on see turg, teine, mis on väga suur põhjus, on see, et see kontingent, kes käis ostmas või tarbimas seda alkoholi. Põhimõtteliselt seda kontingenti on jäänud väga väheks erinevate põhjustest. Nad ei ole lihtsalt nii vanaks saanud. Nende elu on ja kolmas oluline põhjus on see, et kaubanduskettides pakkuv on väikse näite tuua lihtsalt odav õlle 2-liitrine on odavam osta, kui ta läheb ostab selle salaalkohol. Et nii, et ma olen nõus sellega, et see on väike probleem selles suhtes nende kohtade suhtes, et me teame, et need inimesed, kes kunagi tegelevad nende asjadega, tegelevad edasi, lihtsalt oodates vastavalt siis turusituatsiooni. Et tegelikult on probleem selles, et see salaalkohol on kadunud praktiliselt turult ja samaga on teine ka. Kuid samakoni ja alkoholi müüb on kadunud, samakoni tegemist ma ei saaks juurde ütelda, see on Eesti kogu aeg.
aga ütleme, et siis kaubandusliku eesmärgi söömine, kui on nagu vähe, praktiliselt ma ei usu öelda, et on hullu, aga see on väga marginaalne, kuid suurem on saadavuses. Peale seda, kui Maksu- ja Tolliamet on vastavalt seadusele piiripeal kuulnud, eks ju, kus loetakse inimesi, et meil on nagu selles mõttes see info olemas, kes üle piiri käisid edasi-tagasi ja see nagu see infovahetus on hea, meil on nagu ülevaade olemas, kes müüvad ja kuidas müüvad ja mis laad on, aga kõige suurem ongi see, et kus turgu ei ole, sinna seda ei tule ka. Ja Elvas õnneks neid kontingenti ei ole, kuid mis on probleem selle alkoholiga on see, et need kohad on nagu ümber mänginud nagu väikse mõtte, et karistatakse tegelikult salaalkoholi, ehk siis maksumärkidelt või siis samamoodi kui see. Ostetakse poest lihtsalt tavaline viin ja kui sul sõber tuleb koju, siis annavad kudel viina ja kui sõbrad käivad seal iga päev, siis seal tekibki see, et kas on kaubandus või keegi sõber käib seal. Selles mõttes on see probleem on selle laenama, just, et kuna sinna käivad kuu lõpus kui raha vähe, siis käivad inimesed siin. Aga rohkem selle kohta informatsioon on politsei, kõik informatsioon edastatud Maksuametile ja Maksuametiga on kogu aeg pidev koostöö ja kokkuvõtlikult võiks ikkagi öelda, et see probleem oli 10 ja rohkem aastat tagasi, kuid praegust ongi nende nimetatud põhjust, mis me enam rääkisime. Kus on väljas olnud, aga selles mõttes on ikkagi väga olulised. Ma möönan seda, et tõepoolest väga suur seltskond on ära surnud, aga mina näen seda, et väga suur seltskond peale astunud. Ehk siis ma näen absoluutselt igapäevaselt seda kaubandust, vähemalt kord nädalas ajab keegi majatsegi seda, et see on välja surnud selle maja puhul, ma ütlen, et kõik need teised aadressid on nüüd lihtsalt selline sõna vastu, mille ma sain selle info. See konkreetne maja, mida mina igapäevaselt näen, mis seltskond seal käib, mis kontingent seal käib, ilmselgelt jah, seal on need vanad tüübid, kes seal käisid, on nüüd kõik kuskil seal Kaverimäel, eks ju, aga see uus põlvkond kasvab peale. Ma ei saa vastu väita ega midagi ümber lükata, aga see on hea, et see on kuidagi, kas on toimub mingi rahadega kuu lõpud ja kuu algused ja pensionid. Minna pigem, ma vabandan, mind kummastab tegelikult see, et tõepoolest mina 16 aasta vältel, 16 aastat ja möönan on vähem. Et see, mis see oli täiesti ebanormaalne, kus ei julgenud lapsi tänavale lasta, sellepärast, et sõideti mingisuguste alkohoolikute poolt võib-olla lihtsalt laiaks lapsed, aga praegu on ka ikkagi, ma arvan, et riik on selles mõttes, miks ta on selle Maksu- ja Tolliameti käes rohkem see jäme ots, on see ka, et tabatakse nüüd see salatubakas või alkohol, siis see trahv on nii marginaalne seal, aga tegelikult on selles, mis nad maksavad selle, maksavad lõivu, see, mis tuleb siis üle riigi, maksavad, et need maksavad topelt kõik tagasi ja kolmekordselt. Et need on nagu rohkem ilmukonna kui see trahv. Trahvid, ma arvan, et suht kõvad, 1200 eurot ja asjad ära võtmine, see on päris range. Aga ma ikkagi jään selle poole, et see ei ole Elvas suur. Kuigi jah, te elate seal kogu aeg seal Laana, võib-olla teil tõesti jääb seal rohkem silma, et seal käib seltskond käib. Teeme niimoodi, et kuna see on päevapunkt ja aeg lendab, et viimane repliik palun. Mul on küsimus. Teeme kaks küsimust. Mul on nagu küsimus, ma saan aru, et politsei ülesanne oleks nagu rohkem see ennetav tegevus, et ei oleks selliseid asju.
Ma saan aru, et riigi poliitika on tõsta alkoholiaktsiisi, et see 2-liitrine ilmselt kallimas, siis võiks jällegi see turg tekkida, kas tal on mingi kauaga plaan, et kuidas sellele reageerida. Ja tolli ja maksmata iga kord, kui see tõuseb see maksud, siis on kohe näha seda korra seda tõusu ja kohe seda, me nagu näeme infot selle pealt, aga selle hetkeline korra on, et ikkagi pigem see turupuudus ja nende inimeste, kes seal käivad, et see ei tasu ennast ära välida. Aga kui minna tagasi sinna eelneva jutu juurde, mis eelmine punkt on, et see aitaks vähemalt palju oluliselt seda alkoholi, kus see Elva sportlik ja sport ja palju parandused. Mul oleks konkreetne küsimus, et käivad jutud, aga ma küsiks konkreetselt infoallikast, et kas on fakte ja juhtumeid, et skatepargi juures on ära viidud alaealisi alkoholitarbijaid? Ma vastasin Facebookis ka, et seal läks väga elavaks, siis ma ikka hoian silma peal, ma nägin, siis ma kirjutasin sinna ka juurde, et politsei on käinud seal, abipolitseinikul käinud ka kontrollimas ja on saanud vihjeid, et seal tarvitakse jood. Seal on see, et seal, kuna see skatepark on nii hea, siis käivad seal suuremad poisid, kes on 18 ja 20 aastat. Et seal on tund jah, et alaealised ise ei ole, aga kui see suuremad poisid, siis seal väiksed poisid ümber, siis seal tänapäeval ei saa ju arust manusta sellest, et nende kontrollitud ja seal puhkuma pandud, et veel ei ole kedagi seal massiliselt ära viidud. Aga see ei ole ainult Elva probleem, aga mujal rakkutes, et see on nagu see väikse kultuuri ja siukse käib kaasas asi, et see tegelikult on see alkohol, kui see nagu ei ole nii suur probleem, et see on trahvid sisse hoopis teised. Kas ma siit küsiks, vabandust, järgmise küsimuse, et teatavasti noored teavad täpselt, nii palju ei teagi, et on mingid märgid looduses, ühiskonnas, kus midagi saab. Kas skatepargi juuris, ma ei ütle seda asja, aga politsei teab ise, kui see vastab tõele, et see märk on seal olemas, et seal müüakse aeg-ajalt narkootilisi aineid. Et ma võin selle narkootikumide kohta seda öelda, et Elvas tehti eelmine sügis ja Tall tehti kõvasti tööd kriminaalpolitsei poolt ja praegust Elvas ei ole sellist kindlaid, kes seda asja teeb. See päris ei ole nii, et tuleb üks inimene ja hakkab siin järsku müüma, see on nagu pikem teema. Aga see märk, mis seal on, see ei vastu tõele? See märk, ma ei oska kommenteerida seda märki. Tartus on seda 2-3 kohas seda märki. Jah, et me oleme saate mitte minna ja ei, ja suudad Kalevi lehe märgi mõtlema. Ei mõtlest, me ei räägi võttest. Me teksid seal raadi küljes. Mis need vihjad? Ma saan noorsootööringis noortelt erinevaid vihjeid ja ma tahtsin kontrollida, kas see vastab tõele, mis on noorsootöö. Oleme teinud koostööd ja ei ole, kriminaalpolitsei ei ole ütle ära, kui lased nüüd suure rolli. Kas sa tahad minna sinna ostma? Meil on suurem see püramiidi. Ei, ma ei levita kuulujutte, kui see ei vasta tõele. Hea kuulda, et sa räägid see. Noored tulid mulle rääkima ja ma tahtsin... Suud nulli lähedale. Me ei tohi päris nulli lähedale ka, et see plõks võib käia lihtsalt tuleb mingi Tartu või mis Tartu, ükskõik poistkust või kaugemal ja kogu see Elva ongi ära rikutud ühe inimesega. Selleks on nõks käinud. Võin lihtsa näite tuua, Puhjas avastati 22 narkokuritegevust see aasta ja Puhjas on kuritegevus 200% ja 300%, lihtsalt üks inimene müüs kannatit. Ja ühe poolt ja lihtsalt tuli 22 kriminaalasja. See käis lihtsalt, et tuli üks inimene ja oli kõik. Et see käib väga lihtsalt ja väga kiirelt. Head inimesed, lihtsalt äänemärkusena ja võib-olla teie ka kui volinikud ja rahvaesindajad,
tegelikult tuleb näidata rohkem üles kodanikujulgust. Et nii palju, kui mina olen õhtuti ja väga tihti praegu kevadel suvel sõidan jalgrattaga, ma olin alati korvpalliplatsi juures, skatepargi juures läbi ja kui ma näen, et seal mõnel vennal on kas džinnipurk käes või suits käes, siis tegelikult ma palun ta ära panna ja mitte keegi ei hakka kunagi, ei ole mulle vastu öelnud, et mine vanamees, mis sa kobided siin. Tegelikult, kui ma juba rattaga lähen, näen, kuidas vähemalt suitsukolid ja kui ma lähen juba, siis enam ei ole kerge suitsu käes, et kui iga linnakodanik või volinik oleks vähemalt kodanikujulgus näiteks üles ja sallimatust, ma usun, et meie elu muutus ka parem. Ma arvan, et see oligi ilus kokku või ilus ettepanek, millega see teema lukku tõmmata. Et suur tänu Alex Jädele. Ma vabandan küll, aga ma ei saa jääda rahu sellele, et ütled, et probleemi ei ole. Ma ütleks see, et isegi see, mida tõi Kadri ja mida ta ise tõite, et skateparki juures on 18-20-aastased pudeliga, midagi ei saa teha. Aga see on tegelikult, mis asi see on? See on eeskuju lastele. Täpselt sama asi, kui joodikid on seal oma 7. kohas, mis teil teada, see kõige hullem asi, et nad on eeskuju lastele. See on see, et neil on vähenenud au ja kiitus, korras on. Aga me kasvatame uut põlvkonda peale, see on probleem. Ja 10,2 liitrit absoluutalkoholi iga imiku ja vana inimese peale viimast andmetega Eestis, see ei ole ainult Soome turistide peale. See on probleem. Ja eelmise aasta konjunktuuriinstituudi uuringus tegelikult on, et seesama alkoholi protsent absoluutalkoholis oli 28%. Ma ei arva, et okei, võib-olla Ida-Viru natukene tõstab seda rohkem, Tallinn tõstab, aga ma ei arva, et Elva on mingi muster liin selles reas. Selles mõttes ma pean repliiga ütlema, et kui politsei näeb selle sinimudeliga ja sõnavastustega pöörab selle läheb, karistab ka, et päris nii ei ole, et me jaoks see üks on, see üks olla 2 tükki, kui tuleb see info ka salaalkoholi kohta ja tuleb kontrollitakse ka, et päris nii ei ole. Seal kõik tolliamete sisenemalt juba ja üks küsimus palve, et kas lauluväljak jääb ka suviti ikkagi niisuguse patrullreidi sisse? Jaa, see on meil kogu aeg kavas see. Me hoiame silma peale, et seda lõbutaks ja ei tahaks nagu Põlva ja teistel linnadega. Võtame selle teema kokku, võtab niimoodi, nagu Toomas Järve ütles, et iga volinik ja iga linnakodanik võiks näidata ka siin nende poolt, et head tahet ja kui nähakse alaealisi suitsetamas alkoholi kaalumas, et siis juurde minna sel teemal juttu teha. Aga suur tänu Alex Jädele, et ta leidis aega siia tulla ja meile põgus ülevaate nimetatud teemast anda. Et kindlasti on võimalik kõigil volinikel ka, ma arvan, seda informatsiooni äkki küsida mingid teemad, mis huvitab, et Alex Jäde telefoninumber on ilmselt 53-307-118 ja meil on ikka valik. Et siis saab veel mingid teemad nagu küsida. Ja suur tänu, Mikk Hansen. Ma siin lisaks veel, et võib-olla kõik volinikud ei tea, et tegelikult kuna meil hoonete valve lepingud olid selle aasta alguses ülevaatamises ja siis me saavutasime GNS-iga ka sellise kokkuleppe, et nad teevad meil linnas 4 tasuta patrulli päeva jooksul. Et kuna neil auto on niikuinii linnas ja seal sai ka kokku lepitud, et lauluväljak on see üks koht, kuhu nad rohkem tähelepanu pööravad ja tihtipeale siis viimasel ajal seal seisavad ja teevad oma aega parajaks. Et see võib-olla aitab ka natuke üldist korda parajaks. Heiki, ma täpsustuseks küsiks, et päeva jooksul või ikka ööpäeva jooksul? No ööpäeva jooksul, jah. Nii, aga paneme teema lõppu, teema on huvitav, me võiks rääkida paar tundi sellest, turvalisus on tähtis asi.